Tere õhtust teile kõigile siin Kaio ja lehel. Siis, kui ma vajutasin live, ma nägin, et ma läksin päris oma lehel laivi. Ma kohe jagan seda õigesse kohta ka. Tere, Karin. Tere, Kai. Nii tore, et sa leidsid selle aja. Ma tean, et sul on lapsed seal kuskil ringi liiguvad. Minul samamoodi, sellest ei ole midagi, nagu elu ikka, kui nad tulevad eetrisse, las nad tulevad. Aga Karin on mul täna siin selleks, et Karin läbis nüüd selle 6-kuulise tulemusliku mõtlemise Thinking into Results ehk TIR-programmi ja me räägime sellest, mis nüüd on tema elus nagu toimunud. Osad teist teavad Karinit juba ka tegelikult pühapäeva hommikukohvist, kus ta jagas oma lugu, et Karin on siis Tammejõe Mahetalu, sa oled täitsa tegevdirektor, eks? Ja olete elus nii mõndagi juba kogenud, kuigi minu arvates sa näed nagu eriti noor välja, kuigi sul on kaks last ka. Ja küsimus ongi selles, et miks sa üldse tulid sinna programmi, mis sa tundsid, et mis sul elus oli see käivitaja? Tere kõigile ja tore on siin täna jagada minu teekonda. Ma olen olnud viimased aastad selline inimene, kes on hästi palju siin-seal koolitustel ahmanud kõike informatsiooni ja teab, kuidas teha, aga selline väike ettevõtja igapäevaelu on selline, et sul on see entusiasm ja kõik on olemas, aga need tavalised mured ja tavalised igasugused päevatoimetused sõidavad lihtsalt sisse ja kõik jääb kuidagi tahaplaanile ja siis läheb jälle aasta mööda ja sa vaatad, et plaanid olid nii suured, aga nii vähe on nagu tehtud. Ja Kai kõnetas siis mind nende teemadega, et me teame, aga miks me siis ei tee. Ja ma tahtsin ka teada enda puhul, et mis see siis täpselt on, et ma teen just hästi palju, aga just neid asju, mida ma tahaks teha ja neid, mida ma tean, et võiks teha, et kuidas ma jõuan nagu selleni. Ja sealt saigi siis, võtsin Kai juhendajaks ja nüüd on vägevad muutused juba toimunud. Sa tegelikult rääkisid ka, mäletad sellest mulle, et tegelikult see julgus on ju teha asju, et just kui sa teed, nagu sa praegu ütlesidki, et sa tead, aga miks sa ei tee ja üks märksõna on meil selline julgus ja hirmupiir ja räägi siis, mis toimus nüüd selle, ütleme siis viimase 7 kuuga on mis su elus nagu toimunud. Mis on kõige suurem selline võib-olla kas avastus olnud või midagi, mida sa oled nüüd ära teinud ja kogenud? Ma soovisin muutust eelkõige mõtlemises. Tegelikult oli see teema, et siin aasta alguses kõik ka meie ettevõtte sellised plaanid, mis oli tehtud ja kõik keerati nagu pea peale tänu sellele majandusele. Eriti koroona ajastul hakkas see nagu pihta juba, aga see aasta eriti väike ettevõtjana, tootmisettevõtjana, kõik need sisendite hüppelised tõusud, kõik igasugused muud tarnekriisid ja teemad ja lihtsalt saingi aru, et tuleb täiesti midagi teistmoodi teha. Ja tegelikult sai ka sellest meeskond aru, aga lihtsalt nemad ootasid nagu minult sellist tulemust ja siis ma mõtlesin välja, et siin tuleb ikka mõtlemine ära muuta, et muud moodi ei saa. Ja kuna ma Kait siis aasta aega juba enne seda ka jälgisin ja tegin kaasa neid asju, mida sa soovitasid ja siis mind väga köitis see teema, et see mõtted, tunded, tegevused ja tulemused, et selline seos, et mind on alati huvitanud psühholoogia ja turundus ja sellised teemad ja tahtsin minna ka süvitsi. Ma teadsin, et selle programmi abil saab siis ettevõttes tulemusi ja saab ka eraelus tulemusi. Ja kõige motiveeritum inimene on ikkagi see, kes eraelus ka edasi liigub, sest tegelikult on niimoodi, et kui sa ainult selle ettevõtte eesmärgid sead ainult, siis tegelikult sa lõpuks, sul saab see hind otsa ja saigi siis kevadel pandud meie programmis mulle sellised konkreetsed eesmärgid
ettevõtte eesmärgid ja ka eraelulised eesmärgid, nii et nendes mul on väga hea meel, et mul on juba on tulemusi näha ja tegelikult siit tuleb veel ja veel neid. Et palju on nagu niisuguseid muudatusi tehtud, et lihtsalt tehtud need sammud, et see on olnud üks selline teekond. Mis on, kui sa oskad välja tuua ühe asja, mis on su mõtlemises siis nüüd kõige rohkem muutunud, et millest sa nüüd arvad nagu teisiti? Vaatan seda, et lapsed, Karin on vahepeal seal lapsed, sehkendab nendega ära. Et kui Karin ütles, et mõtlemist soovis tegi muuta, siis tegelikult on tal ju mitu asja, mida ta hakkas iseenda kohta arvama teisiti, üldse ümbritseva kohta, et mis see võimalik võib olla. Ja sa võid ühe sellise asja välja tuua, äkki sul on hästi eredalt midagi meeles, et enne sa arvasid, et nii, aga nüüd sa saad sellest tõesti nagu teisiti mõelda. Kõigepealt on see, et Thinking into Results ehk siis tulemuslik mõtlemise programm on aidanud mul luua mõtetes selguse ja korra. Sest enne mul ikkagi niimoodi, et see virvarr käis nagu kõik see info ja et lihtsalt selline keskendumisvõime on tekkinud, et see on hästi hea. Nii, Karin vahepeal räägib lastega, see on hästi okei. Ja äkki nad tahavad ka tulla meid siia vaatama, sa võid kutsuda nad vabalt siia meie juurde. Ja tegelikult, mis mina saan öelda, mida mina kõrvalt näen, et Karin on selliseks konkreetsemaks muutunud võrreldes sellega, kui ta alguses tuli programmi, et rohkem oli hajevil, natuke tahaks siit, natuke sealt. Ja tegelikult hästi palju on muutunud inimsuhted su elus tegelikult nii lastega kui vanematega, kui seal sinu ettevõtteseks, et sa võid täitsa mõned näited selle koha pealt tuua. Üks ettevõtete kitsaskoht on töötajad, et kuidas me delegeerime, kuidas me usaldame, kas nad teevad neid asju nii nagu me soovime, on ju, kas nad on piisavalt motiveeritud, et räägi siia sellest natuke, mis sa tegelikult inimestega, kes teil abist talus käivad, et mis sa nendega tegema tegelikult hakkasid, sa muutsid seal midagi? Kuna ma häälestasin ennast ümber, siis muutusid ka nemad, et see oli otsene nagu tulemus ja mul on hästi hea meel selle üle. Hästi suur asi, mis on nüüd muutunud, on see, et mul on otsustuskindlus, et ma suudan teha suuri otsuseid ka kiiresti, kuigi enne ma arvasin, et ma vajan nagu rohkem aega ja siis hakkasin kahtlema ja nii edasi. Aga tegelikult nüüd et see otsustuskindlus on tulnud, et olen hea otsustaja nüüd. Ja see on tegelikult hästi oluline, sest et keegi ei taha ju tegelikult sellist juhti, kes vaagi pea kaalub ja otsustab ära ja siis otsustab ümber ja ütleb, mis teie arvate? Ei, tegelikult mulle ei sobi see, mis teie välja pakute ja et see otsusselgus on tegelikult ju hästi-hästi oluline. Ja ma tean, et sa rääkisid ka seda, et sa hakkasid ka nägema seda, mis nendes teistes inimestes, nii need, kellega sina koostööd teed, kui sinu vanemad seal või kellega te koos seda talu peate, kui ka mingid koostööpartnerid, sa hakkasid nendes nägema seda, mis on nende juures head. Mäletad, sa rääkisid mulle, et tegelikult kui palju see mõjutas, et inimene, kes teil talus on abi, siis hakkasid märkama, et aga mida ta teeb hästi, küsime, et aga miks sa siin oled ja mis on sinu unistused ja sa nagu õpid inimest tundma, mitte ta lihtsalt ei käi sul tööl raha pärast, vaid tegelikult selle taga, miks ta ju tööl käib, on ju midagi enamat, on ju. Ja sellega oligi siis niimoodi, et ma hakkasin nägema rohkem võimalusi ja kui tulid mingisugused erinevad, ikka tuleb ette ju, siis need ei ole raskused, vaid need on väljakutsed ja ennem vaatasid, et oi, et raskustunne on ja tahad pea liiva alla peita võib-olla vahepeal, aga siis nüüd oskan nagu nende väljakutsetele vastata, et võtan need vastu ja tegelen asjaga ja tegelen kohe ja see on hästi hea tunne tegelikult, et ei kuhju neid asju. Ja mida me siin Kariniga veel rääkisime, ma olen siia täitsa märknud kirjutatud, et sa teadsid, nagu sa alguses ütlesid, mida peaks tegema, aga ei julgenud neid samme astuda ja tegelikult, mis sa selle tulemusliku mõtlemise programmis siis said, et kuidas teadlikult sellest hirmupiirist läbi minna. Ehk kui me teeme midagi, mida me ei ole varem teinud, siis see tundub meile hirmutav just sellepärast, et me seda ei ole varem teinud. Võib-olla meil on räägitud mingeid lugusid, et nii võib juhtuda või see võib juhtuda ja tegelikult me saame hästi teadlikult sellest
kutsume siis seda hirmu piiriks, et millest läbi minna, me saame hästi teadlikult tegelikult seda teha, teadvustades endale, et mida me tegelikult seal kardame ja aru saades, et kui me sealt läbi läheme, siis me saame aru, et seal tegelikult ei ole on ju midagi karta ja seal on tegelikult veel palju neid nüansse. Kas sa ise mäletad, Karin, mis sa selle hirmupiirist läbimineku kohta mulle rääkisid varem? Selle hirmupiiriga on seoses ikkagi see teema, et ma ju mõtlesin täpselt välja, et mis on see minu unistus, minu päris unistus ja oligi see maja ehitus. Et nüüd selle programmi jooksul leidsin endale maalapi, visualiseerisin. Võta ta sülle, vaata, kas ta tuleb meie kampa. Tahad siia tulla? Projekteerisin ja nüüd ongi ehitusluba käes, nüüd suhtlen ehitajatega, et lihtsalt see, et luban endale ellu selle, mida ma nagu päriselt tahan ja just sellisel viisil, nagu ma tahan, eks ju. Et see maja teema on just. Nii lahe, näete, see on elu, et nii me siin teeme. Tere! Et lapsed on ju elu osa, kellel, miks see muidu on ju tšau, seda maja ehitada on ju tegelikult ikka laste. Too välja üks asi sellest programmist, et kohe su emme lõpetab, ma natuke räägin temaga veel, et üks asi välja, mis siin seal nagu see kõige rohkem selline mingisugune pöördepunkti koht oli, kas oli see minapildi osa, kas oli see, kui sa seda mõistust õppisid arusaamist, et kuidas alateadvuses on mustrid või oligi võib-olla see hirmupiiri peatükk või mis sa sealt välja oskad tuua? Kõige tähtsam asi, mida ma õppisin nüüd tegema, on oma neid käitumis- ja mõttemustreid aru saama. Et päriselt, kui ma nüüd igal hetkel ma teadvustan, et ahaa, nüüd on see teema, nüüd ma mõtlen niimoodi, nüüd ma tunnen niimoodi, aga see on ju see muster, mis on mulle kaasa antud minu ema, isa poolt või ühiskonna poolt, et see tegelikult ei ole kooskõlas minuga, et see ei toeta minu seda eesmärki ja ma ju tahan teist tulemust saada, järelikult ma pean praegu käituma teisiti. Et ma just saan nendele mustritele jälile, et mul on nii hea veel, et see on nagu teistsugune mõtlemine. See on tegelikult võimas asi, sest sellest tegelikult saabki kõik algused. Meil on mingi nii tugev mõttemuster või uskumus, see on nagu fakt, et nii on. Mul on ju inimesed vahel, sa kurjustad, kuidas sa kaisad seda öelda, et tegelikult see on ju nii. Mõtlesin, aga kes see ütles sulle? Kes see ütles, et see tegelikult nii on? Miks sa seda arvad? Ei teagi, on ju. Keegi kuskilt ütles, mille me võtame nii automaatselt omaks ja see ongi see automaatne muster ja seda on nagu hästi lahe sinu juures, Karin, näha, et sa päriselt oled, vaatadki, et issand, aga tegelikult ehk meil on ju selle lause, et ära usu kõike, mida sa mõtled. Ja tegelikult see peas südamesse liikumine käib selle kaudu, et sa alguses märkad, millised su mõttemustrid on, siis sa hakkad neid ümber pöörama ja siis, kui need automaatsed mõtted juba on sellised, mis sind edasi viivad, me saame päriselt tunnetada, mis on see meie asi. Mul praegu tuli päris huvitav mõte, et kui palju tegelikult me räägitakse, et tuleb liikuda peast südamesse, ära mõtle, tee südame järgi. Aga kui me sunnime need mõtted kinni, need automaatsed mõtted, need niikuinii, need on nii automaatsed, me tegelikult ei märkagi neid, me märkame neid tihti läbi tunnete, on ju. Nii et sellepärast on minu arvates see mõtlemist, tulemuslik mõtlemine, see Thinking into Results programm just nii võimas, et ta tegelikult paneb sind märkama seda, mida sa automaatselt millestki arvad ja see on see, mis on Karinit kõige rohkem nagu mõeldes mõjutanud. Vaata, ta isegi ei kurjusta oma lapsega, et laps on siin on ja sellel ei olegi üldse põhjust lasta olla, väike tüdruk on ju. Et lasta olla siin. Mina tean, mina omal ajal läheks täiega närvi selle peale. Laps ootab tegelikult külalist, kes pidi tulema, aga ta ei ole tulnud veel. Aga pole hullu. Tähendab, üks asi ka, mis ma tahan lisada, on see, et ma avastasin nüüd selle uue mõtlemisega ja üldse see programmis ka räägib ikka sellest vastutusest, et ma olen hästi palju võtnud teiste eest vastutust ilma asjata lihtsalt. Küll oma vanemate eest, küll oma õdede-vendade eest, küll töötajate eest, küll lihtsalt inimeste eest, eks ju, laste eest me peame vastutama. Aga lihtsalt niisama, kui sa oled nii-öelda see hea inimene kogu aeg, siis sulle veeretatakse seda vastutust. Ja nüüd ma nagu õnneks saan aru, kus on see minu vastutus ja kus on see teise inimese vastutus, et see õpitud, abitus ja kõik need asjad tulevad sealt. Ja siis me lõpuks avastame, et meil on nii-öelda raske.
sest meil on nii palju teha, sest me ei oska ei öelda, ennast võib-olla siin natukene mõnes kohas ikkagi esiplaanile seada või enda eesmärke, aga just see, et vastutus on nagu jah, olen õppinud, et milline on minu vastutus ja milline on teiste vastutus, et seda ei saa nii kergelt oma osa eest on ju, mitte nagu teise heaolu eest ja jälle tuleb siin palju kääre sisse, et mis mõttes sa võid siis teha kõike, mis tahad. Ei, sa vastutad ikkagi enda sõnade eest ja me räägime siin, et me ei lähe üle laipade ja ei tee midagi, ütleme siis teisele inimesele liiga. Ja selle teema võib tegelikult hästi sügavale minna, et kes tunneb, et teda see koht siin näiteks ärritab, kui sa meid kuulad või midagi, sa võid vabalt kirjutada mulle või kirjuta siia alla, jaga meiega. Ja ma veel kord vabandan, et me tulime laivi minu seinale. Ma unustasin selle koha muuta, et me läheks sinna Oja Consultingu seinale, aga ma saan ehk seda sinna jagada. Et nii siis praegu on. Mis sa, Karin, ütleksid nendele, kes meid siin kuulavad ja on ka mõelnud, et tahaks ka enesearenguga minna sügavamale, tahaks ka iseendast paremini aru saada ja tegelikult sa tõid ju hästi mõnus asja välja, et kui sa iseennast õpid ja iseendast aru saad, siis kõik asjad meie elus muutuvad. Meie rahaline seis, meie suhted, meie töökoht, ettevõtlus, suhe lastega, tervis, sest sina oled oma elu kõiki asjade ühisnimetaja. Ja kui nüüd see inimene mõtleb, okei, ma olen siin aastaid raamatuid lugenud ja olen ka mõnel kursusel käinud ja tahan kaasa liikuda peast südamesse, tahan aru saada, mis on see päris minu asi, sest tegelikult see programm on sind ka viinud ju tõdemiseni, mida sina tegelikult teha tahad, eks. Me täitsa isiklikke asju sinna jaga, mis ma arvan on ka normaalne. Kindlasti Karin on nõus ka natuke jagama teiega programmi käiku, kui te talle kirjutate ja küsite. Aga mis sa ütleks sellele inimesele, kes nüüd nagu kaalub ja vaakib, mõtleb, kas ikka on seda rahalist ja ajalist investeeringut väärt, et kuidas sa teda seda sammu astuma? Eks ole ikka see asi, kui sa mõtled, et sa tahad olla aasta aja pärast täpselt samas kohas ja jälle mõelda neid samu mõtteid. Kui sa tahad teist tulemust, siis lihtsalt peab mõtlemise ära muutma. Kuidagi nii lihtne tegelikult. Nii lihtne tegelikult ongi, seda ei ole jälle kerge teha, selleks on vaja tegelikult abi, sest me teame, mida me teame. Me ei tea seda, mida me ei tea ja keegi kõrvalt saab meile näidata, milleks me veel võimelised oleme, eks. Et nii see on üles ehitatud. Kuule, aga ma lasen sul minna laste juurde. Selles mõttes, et minul on nagu hästi hea meel, et näiteks kui mina seda programmi nüüd tegin, siis mina avastasin, et mulle meeldib seda teha, mida ma teen. Ja mul on nii hea meel, et ma sain nagu, ja siis ma sain aru, et mulle meeldib lihtsalt seda teha natukene teisel viisil. Ehk mina enda töös tahan vähendada seda nii-öelda natuke asjaajamist ja natuke loovust juurde tuua, et ei pea, selles mõttes, et mulle meeldib teha seda, mida ma teen, seda ettevõtlust, mulle meeldib neid mahetooteid müüa ja neid, ütleme niimoodi, korraldada seda valmistamist ja mul on hea meel, et ma ei pidanud nagu lihtsalt kriipsu peale tõmbama praegustele tegemistele, vaid saan anda lisandväärtust just. Ja samas saad endas rohkem selgusele, mis osa sulle sealt meeldib, mis meeldib. Julgeda endale nagu tunnistada, mulle toodud meeldib see sõna, et tunnistada endale, mis on siis sinu asi, mis sulle meeldib teha, eks. Et mul on hästi, nüüd ma tahtsingi teilt öelda, okei, kui sa saad rääkida, et räägi natuke oma nendest toodetest appikene, ma juba mõtlesin, et sa pead minema seal. Mul on ju see pudel on igapäevaselt siin kasutuses, nii et räägi natukene sellest Tammejuure mahetalust, et kuulge nüüd kõrvad kikki kõigil, kes tahavad tervislikult elada. Jaa, sest tegelikult jõulud tulevad ja kingiks on hästi hea Tammejuure mahetalu kanepiõli ja kooritud kanepiseemned. Et miks siis just kanepitooted, et meie mahetalu Läänemaal on tegelikult tegutsenud juba 33 aastat ja valmistame taastuva energia baasil mahetooteid ja ka kanepitooteid, et näiteks kanepiõli on selline terviseõli, mida saad lisada salatile ja toidule ja pudrule ja saada omega-3 rasvhappeid ja E-vitamiini, nii näiteks kooritud kanepiseemned on laste lemmikud ja kõik, kes maitsevad neid, kõigile maitseb, et need on ja et pähkli maitsega ja raputad lihtsalt toidu peale igale poole ja lisad sellega toidule magneesiumi, omega-3 rasvhappeid ja kaltsiumi. Nii et hästi lihtsal viisil saab teha toitu tervislikumaks.
Ja need on tõeliselt maitsevad. See kanepõli mulle väga-väga meeldib, aga kanepitee ma täna just jõin hästi suure tassi jälle. Seda ma ei soovita väga õhtul juua, siis ei ole, peab tualetis öösel käima, aga päeval nii mõnus turgutus ja hästi See on maitsev. just hästi mõnus õhtudes lõõgastab, nagu rohkem kui kummel. No näed, võib-olla siis ma sellest tunnen ennast nii lõõgastunud täna päeval, et ma jõin seda. Mul on hästi hea meel, et sa tulid rääkima. Ma panen selle lingi ka, kust leida Lammejuure mahetalu tooteid. Tõesti julgen soovitada, et ma ei soovita mingeid asju, mis mind ei kõneta nii, et need on tõeliselt vinged, et mul on hästi hea meel, Karin, selle eest, et sa usaldasid, et sa siin programmis olid, et ma näen seda kasvu ja oota nüüd veel, mis toimuma hakkab, sest kõigel on idanemisperiood. See, mis sa nüüd selle 7 kuuga oled sinna mulda istutanud, see tegelikult alles hakkab sealt ju kasvama. Ta praegu on alles see juurte ajamine, see ongi see hästi sisemine kasv, mis on toimunud ja välja hakkab ta ju paistma nüüd kohe-kohe varsti. Nagu last ootame 9 kuud, ega see seismine areng hakkab ka välja paistma üks hiljem. Nii et ma ootan põnevusega, mis veel kõik saama hakkab, mis kõik toimuma hakkab. Hoidke silma peal Lammejuure mahedal. Väga äge ja ongi tegelikult, mul ongi siin brändi uuenduse igasugused põnevad asjad ja uued tooted on kõik nüüd nii-öelda planeeritud ja käigus. Aga jah, et Kai, suur tänu sulle, et sa ületasid mu ootusi. Et tegelikult sa oled väga suureks eeskujuks ja sinuga on nii eluliselt nii hea nagu suhelda ja seda programmi läbi viia. Nii et hästi äge. Ja mis siin ikka eluliselt kõike rakendada, kuidas rakendada, nii et aitäh sulle nende heade sõnade eest ja saad minna tagasi oma pere juurde. Aitäh teile kõigile kuulamast. Kui kellelgi tekib küsimusi, siis kirjuta siia alla, kirjuta mulle otse, kirjuta Karinile otse ja oleme ühe sõnumi kaugusel. Ilusat õhtut teile kõigile. Aitäh, tšau!